Kokku saime me siis sellises toredal aastal nagu 1999. Ja kolisimegi kokku 2000, kus me siis võtsime selle milleeniumi aasta koos vastu. Ja nii me kokku jäime. Ja meil oli see õnn, et me saime ikkagi päris pikalt ka kahekesi olla, ennem kui siis lapsed majja sündisid. Ja mis siis oligi meie koos selle teekonna üks võtmeasi on ka see, et me hakkasime koheselt esimestel aastatel koos looma seda enda ühist elupaika siin maal. Ehk siis see ongi tegelikult kompleks, mis on meie suveelamine algselt ja seda me oleme aasta-aastalt siis kogu aeg arendanud, täiendanud, kuni me siis lõpuks jõudsimegi kütkeruumini, et kõik suvised võimalused siin inimesi kutsuda külla ja neile pakkuda siin keraamika tegemise võimalusi ja mida muud, et siis tekkiski see võimalus või mõte, et meil ei ole aastaringselt võimalik siin inimesi kutsuda ja see oligi see klikk, mis ära käis, et nüüd me peame hakkama looma sellist kohta, kuhu me siis saame kutsudagi inimesi ja noh, ütleme, meil selline kihk ja soov ikkagi koos käia, olla, teha on olnud pikalt juba ja siis me alustasimegi tantra teekonda selle eesmärgiga, et koos minna ja teha ja kogeda ja see ongi nagu mõnusalt välja voolanud siia, kus me nüüd saame ka ise siin neid sündmusi oma käe järgi kujundada, oma soovide kohaselt siis luua ägedaid ühiselt ja samas vaibis olevaid inimesi siia kutsuda ja nendega koos midagi ägedat siin luua, et see on nüüd meie jaoks realiseerunud jah, sellise ägeda asjana. Ja arvestades, et meil on see aasta väga märgiline aasta, meil saab 20 aastat abielu, siis on väga tore seda tantrateed koos käia. Ja just nimelt selle peale mõeldeski, et ikka seda kirge jätkuks veel 2 korda 20 aastat. Ikka on ju see unistus, et elame 120 aastani. Jaa, et see on kõik enda teha, enda mõelda elu ise nagu lõbusaks ja ägedaks elada, et mina ütlen küll, et kogu see julgus alates sellest võtta see tantra teekond ette on meile nagu väga palju andnud. Ongi sellist koos olemist, koos käimist, mõtteviisi avardamist selles suunas, et need nii-öelda mõtted või kinnisideed, mis on nagu tantraga seotult algul olnud, noh minul vähem, Kajal rohkem, mina olin see, kes siis võttis selle julguse hakata vaikselt Kajale siis tutvustama seda mõtet ja kuni selle maani välja, et minuni jõudis siis Virge kursus, kus 5 nädala jooksul oli sihuke mõnus rahulik hingamise kursus, see natukene aitas julgusele kaasa, et hingamine ja siis tantristlik teema juures ja ma siis küsisin Kajalt, et mis arvad, lähme proovime, testime, tunnetame ja me saime sealt nii sihukese laheda kogemuse. Kaja oma esimesed hirmud maha ja siis oligi samm-sammult järjest kogu aeg nagu selles suunas nagu edasi, et ma ei tea, mis oli sinu see esimene kogemus või hirm? Jaa, mina ka täiendaks, et Veljo ikkagi piilus selle tantra tee peale ikkagi mingi aeg varem tagasi juba. Mina olin ikkagi kategooriliselt, et oi, ei sinna teele me ei lähe, et see on liiga libe tee. Lihtsalt selline, selline kuvand on tegelikult tantra sõna ümber. Ja ma seda täna väga palju tunnetan ise seda teed nüüd Veljaga koos käies. Et kui ma ikkagi mõnes seltskonnas nagu mainin seda,
siis ikkagi tekib inimestel selline, et noh, kas teil on mingi niisugune mõttepaus. Ja tavaliselt siis arvataksegi, et ahaa, seal suhtes on mingi jama. Aga tegelikult, täna ma võin väga julgelt öelda, see on väga suur ennetus, et seda jama üldse ei tekigi. Väga lihtne, nii et kui täna minu käest keegi küsib, et no kuidas on, siis mina ütlen, vot mine tantrasse, mine, kui sa tõesti algus isegi ei saa endaga naist või meest kaasa, mine esialgu üksi ja sa vaata lihtsalt, mis seal nagu toimub, mis sinu sees toimub. Sest ega see on seotud hirmudega ja kõige suurem hirm ongi see, et lähed oma paarilisega ja nüüd miskit juhtub seal. Aga tegelikult me ju saame ise väga hästi aru, et me hakkame seda ise kohe looma. Et nii, kui sa sellest lased lahti, muidugi, see on puhtalt minu isiklik see, et ma olen väga õnnelik, sellepärast, et Veljo ei ole meie ja minu usaldust kunagi petnud selles osas. Et mul ei ole seda tunnet jäänud. Nüüd ongi tantra see võimalus, kus meestel ikka mingisugused sellised soovid või ettekujutused või mõtted nagu käivad peast läbi, et nendele kursustele minnes sa saad nii turvalises keskkonnas kõike seda nagu proovida, testida, kogeda, et osad harjutused sa teed koos ja mis on nagu minu puhul ka hästi avardav, et ma saan ka nii-öelda teiste partneritega mingisuguseid praktikaid teha, mis lõpuks kokkuvõttes annabki ikkagi mulle sellise tunde või kogemuse, et ma saan seda sama kogetud kaja peal siis pärast praktiseerida või ta võtab maha minu arust pinged mehena, et ma saan olla vaba, kui ma tunnen, et mind usaldatakse, mida muud tahta, et see tekitabki sellist vaba olemise tunnet, mida mehele kindlasti vaja on, sest et siis ta hakkab alles looma, kui ta tunneb, et ta saab iseendast pakkuda midagi. Ja kõik see 4-5 aastat seda teekonda, mis me oleme nüüd käinud, iga korraga nagu ütleme, läheb see asi nagu mõnusamaks, selgemaks, julgemaks ja ühendab meid rohkem. Meie võime seda kindlalt väita, et meil nagu hirmu tantra ees enam ammu juba ei ole. Jaa, pigem on need sellised, kus sa tõesti võib juhtuda, et ise oled kuskil kehvas kohas oma tunnete või oma lihtsalt olemisega, kas või selle oludega siin, et siis võib tekkida selline nagu, et mis ja siis hakkad nagu endas nagu see. Aga nii kui sa jälle hingad rahulikult sisse, nii nagu tegelikult tantras õpetatakse, jääd kohale, vaatled, mõtled, miks ma praegu tunnen nii, mis mind praegu tegelikult häirib. Ja see on minu meelest selle kõige suurem võluvõti, et seesama, kui näiteks Veljo mulle ütleb, et ma tahan nüüd minna üksinda tantrakursustele, et aeg-ajalt mul ikka käib selline kihvatav, et huvita, miks ta üksi tahab minna. Aga siis, kui ma saan aru, et juba 4 aastat käib, ma ei tea, miks ta tahab üksi minna. Et siis sa jääd nagu koju sellise põnevusega ootama, et mis seal siis nüüd seekord ja kuidas siis see kallim sul koju tuleb. Ja mulle endiselt meeldib Veljot kallimaks kutsuda, et paljud ütlevad, et mis sul on mingi kallim ja ma ütlesin, ei, minu mees on kallim. Mina olen ka aru saanud, et miks ma tahan aeg-ajalt sinna üksinda minna, see ongi see, et ma tahan visata ennast nagu sellisesse vette, et näha, mismoodi ma seal hakkama saan, et kui on kaja kaasas, et siis ma saan alati taanduda, kui mul on nagu sihuke moment, kus ma võib-olla olen ebakindel, siis ma saan alati minna kaja juurde ja siis rahulikult seal ennast tunda, aga kui mul ei ole seda võimalust, enesearengu mõttes just, et siis ma olengi selles olukorras, kus ma pean hakkama saama ja mulle väga meeldib see natukene anda endale niisugust väljakutseta ja see on kõige intensiivsem õppimise koht,
kus ma siis õpin nagu ennast, teisi ja noh, see nagu vaade avardub nagu tohutult. Mina ikkagi olen elu kordades rohkem veel usaldama hakanud, kordades. Veel rohkem usaldama ennast, enda suhet mehega, oma kallimaga, et kuidagi ja ma olen nägema hakanud nii ennast kui ka Veljot tegelikult hoopis teise nurga alt. Algajatele, tantrapaaridele, kes nüüd tahavad tantraga tutvustada, siis mina küll soovitan, et vähemalt esimest korda teha see kokkulepe, et sa oled oma paarilisega. Esimene tantrafestival. No mina ütlen küll, et ma ei ole nii palju naernud. Võib-olla see on minu loomusest, võib-olla on see minu loomusest. Ma sain niimoodi naerda seal, et mõtlesin, et inimesed on ikka nii ägedad. Et tõesti, ma ei hakka vist neid detaile nüüd siin rääkima, aga väga. Et minu jaoks oli see tõesti lõbus. Ma tahan öelda, et ma tundsin seal nagu sellist, ma tundsin, et ma olin see 18-aastane, kes esimest korda läks ja vaatas, nii võib ka või? Ausalt või? Ma võin nüüd öelda, et tantrafestival on minu kalendris esimene asi, mis ma suveks kirja panen. Siiralt ja päris otse öeldes, et meile on nagu see tohutult pakkunud sellist, ühtepidi ta ongi 4 päeva selline mõnus puhkus, sa oled täiesti oma keskkonnast väljas, sa oled sarnaste inimestega koos, sa võid täpselt kujundada endale selle olemise seal nii, nagu sina soovid, sa võid täiesti eralduda, sa võid ka siis intensiivselt kõigest osa võtta. Ja mis ongi selle festivali võlu minu arust see, et sa teedki oma kava ise, kuna see pakutav on seal nii suur, kirev ja lai, et siis sa täpselt oma vastavalt selle hetke meeleolule kujundad oma selle päeva näiteks, et kas sa teed ette või spontaanselt. Alguses ma mäletan, et me tahtsime ahmida kõike umbes poolest kursusest. See on nii põnev, et lähme vaatame seda ka. Aga nüüd me oleme leidnud selle flow, et me täpselt lähme sinna, mis meile sellel hetkel nagu tundub äge olema ja ei torma ja võtame nagu mõnusalt ja rahulikult. Ja tõesti, mina ütlen, et see festival nagu pakub niisugust hoitust, et kõik need söögipausid ja ta on nagu niisugune mõnus üles ehitatud täpselt nii, nagu peab minu arust üks niisugune mõnus olemine päeva jooksul olema. Ja siis loomulikult pärliteks on need õhtused laavlantsid. Ja ma võin kohe siin ära öelda selle, et me kindlasti pärast puudutame ka kütkepuudutust, mida me oleme nüüd siis loonud ja seda loomama hakkasime pärast selle suve tantra festivali. Sest minu mõte oligi see, et see on ka nii suur arengukoht, just need laulantsid ja seal sa pead nagu siis väljendama oma nii-öelda õpitut või kogetut, eks ole, ise olema see julge ja hakkaja. Ja siis mõtlesin, et kas tõesti peab aasta otsa ootama, et kogeda järgmist laulantsi. Et ma ei ütle, et see on nagu üks ühele sama, aga midagi sarnast, et kui kuskilt mujalt ei leia, siis tuleb ise teha. Nii me seda looma hakkasime ja päris äge on olnud. Mina muidugi ütleks veel vahele see, et laulantsid, aga ühele paarile, kui me räägime nüüd jälle paari teemal juurde jõuame, siis tegelikult on väga olulised kõik tantrafestivalil kõik ka need hetked, kui sa võtad oma paarilisega hetke. Et sa ei tormagi kogu aeg ühest kohast teise, vaid nüüd ma nagu võtan selle hetke, et seda endas kogeda läbi. Ja samamoodi on need laavlantsid, kui sa seal käid ja kuidas sa tunned ennast ja palju sa siis oma paarilisega, päris paarilisega seal kokku puutud ja kuidas, et see kõik on nagu selline
sensuaalne sümbioos nagu või kuidagi selline sümbioos jah, et nagu kuidagi noh, ta annab nagu sellise hoituse, et sa ikkagi tunned, et sa oled hoitud. Just see on oluline partneriga, kui sul on ikkagi oma paariline. Ja olgem ausad, tekib ka mingi triggerkohti, mida lahendada. Aga noh, need kuidagi lahenevad seal tõesti nii mõnusalt ära, et sul ei olegi kuskil nii-öelda noh, piltlikult põgeneda, et sa oled ikkagi seal ühises nii-öelda konteineris ja sa lahendadki need asjad ära ja siis sa seda võrra oled jälle nagu oma suhtega järgmises kohas tasemelt kõrgemal. Sellega vägagi nõus, väga tõesti kirjutan alla, et kui tulevad sellised keerulised, rasked hetked sul nagu, siis see hetk, et noh, seal kuidagi pea kuklasse visata ja mõelda, et olgu siis nii, siis pigem on see ikkagi, et okei, aga räägime läbi, mis see oli. Ja meil on see tõesti väga hästi nagu, sest me oleme saanudki mõlemad ennast nagu põhjendada, miks ma käitusin nii või miks see tuli nii, miks mul see üles tuli, mis mind tegelikult häirib. Sest no, teame väga hästi, kes on ikkagi pikalt koos olnud, eks nad teavad, et ega tüli, kui naine hakkab norima, et sokid on maas, siis see ei ole nendes sokkides asi. Et noh, siin tekibki see, et ikkagi ma soovitan kõik asjad ikkagi lauale panna, mitte vaiba alla põhkida. Nojah, tegelikult seda meile on ka siis Tantra teekond andnud, et me panemegi need asjad lauale, räägime läbi, vaatame sinna sisse ja siis saame aru, milles teema on, et noh, mingisugused varjuküljed ilmselt kuskil üles löönud nüüd ja siis me saame neid teadvustada, mõtestada ja mingi hetkega nad lahtuvad. Ja järgmine kord ongi juba lihtsam, et võib-olla tuleb veel üles, aga noh, siis juba oled selle teema korra läbi käinud. Ja kui sul ei ole miskit, mis seda üles toob, noh, siis sa naudid puhtalt, eks ju. Kaja oma hirme nüüd on suutnud ikkagi vähendada väga kõvasti ja oluliselt. Ka läbi nende arusaamiste, taipamiste, kogemuste. Et see asi ei olegi nii hirmus, kui ettekujutus tekib. Aga endiselt ikkagi veel kord, noh, nii on. Sina oled mees ja mina olen naine ja me tajume neid asju erinevalt. Et kui me ikkagi oleme ka naised koos ja me nagu arutleme mingitel sellistel teemadel, siis iga naise jaoks on see ikkagi väga suur läbiminek. Et siin pole midagi teha ja eriti hästi, kui ma olen vabavallatu, pole mingit probleemi, lenda igal pool. Aga kui sul on ikkagi väga sügav ja intiimne, romantiline suhe, siis on see puhas arengutee. Täiesti. Ja nüüd ongi see koht, kus ma olen aru saanud, kui on mindudki paarina tantra teele ja siis näiteks ei ole need teed läinud edasi koos, siis pigem ongi nii, et inimesed ei ole vaadanud sinna sisse. Nad on kohe pljauh, sina olid selline, mina olin ja pea kuklasse, sa tahad teda, tema tahab teda, no mida iganes, kohe hakkab nagu selline süüdistumise teema. Mitte see, et istuda maha, et okei, aga miks, eks ju. Et sellest just läbi minna ja kogeda veel sügavamat, veel nagu põnevamalt koos midagi. Et sinna tuleb see asi vahele. Et sa mõistad ka, et sa ei tee haiget, sina vastutad selle eest, kui sa lähed sellisele teele. Et sa pead, see ei saa olla ei ego pealt, ei selle pealt, et mina tahan, mina teen nii, nagu mina tahan. Kui sa lähed partneriga, siis ta on igal juhul su kõrval. Kui sa lähed üksi, mina võin kodus lugeda raamatut, mul täiesti, ma tean, et sa oled tantra kursusel, rahumaa peal, ma olen ise seal käinud, mul ei teki mingit hirmu, mitte midagi, ma olen ju näinud, mis seal toimub. Ja sellepärast ka näiteks ma naistele, kui mõni ütlebki, et mu mees tahab hirmsasti minna sinna ja ka mina üldse ei taha, siis ma ütlen, tead,
mina ka ei tahtnud, ma nii kartsin, ma mäletan, kuidas ma läksin välja, kui ma hoidsin talle ainult käest kinni, ma ütlesin, et ma ei vaata ühegi mehele otsa, ma ei taha, et mind ükski mees puudub, ainult sina tuled mu juurde. Ma mäletan seda hetke, kui suur hirm mul oli see sees. Päriselt, see oli nagu selline hirm mul, et ma läksin sinna, et ma olin nagu, mõtlesin, et nüüd on see päev käes. No, minu esimene mõte. Aga täna ütlema kõigile need naistele, mine ja minegi just nimelt sellepärast esiteks, mees hindab seda väga, kui sa lähed. Teiseks, sa näed, mis seal tegelikult on. Sa ei kuule kellegi sõbranna käest, sa ei loe kuskilt ajakirjast, seal on ei tea, mis kõik käivad paljad, kõik ette taha. Ei, see on hoopis teine, see on sügavam, see on palju teistsugusem. Ja nii, kui sa sinna tõused ja sa saad aru, on sul lihtne sinna minna. Mitte see ei tähenda, et neid trigereid nüüd üles ei tule, aga sa saad aru, miks need tulevad. Need tulevadki selleks, et ahaa, siin on mul veel see mingisugune vari, nagu Veljo ütles, et ahaa, okei, aga kui ma lasen sellel varjul nüüd ikkagi valguse kätte tulla, pole midagi. Imeline. Sa saad ainult oma elu rikastada selleks, see elu muutub palju elusamaks. Tegelikult see on nagu fantastiline. Sealt tulles, ma arvan, veel mitu nädalat on siuke mõnus vibe üleval. Noh, sõna otseses mõttes sa tuled nagu nii-öelda siuksest mõnusast maailmast teise maailma ja siis sa nagu laiendad enda jaoks seda veel ja veel. Et see on nagu siuke hästi mõnus kogemus ja olemine seal, jah. Ja kui võtta ka see, et kuidas siis seda tuua enda igapäevaellu tantrat, siis täna mina olen sellisel mõtlemisel, et tantra on ükskõik, ma hakkan nõusid pesema ka nagu tantra. See on see ikkagi see kohal olemise kunst. Et seda tantrat me kasutame igapäevaselt. Ja kui sa suudad seda ka veel romantilisel suhtes kasutada, ehk siis sa lähedki korra mehest mööda ja võtad tal silitad õlga või vaatad talle sügavalt silma või tema tuleb sinu juurde samamoodi korra, võtab sul ümbert kinni ja läheb jälle oma toimetusi tegema, siis sellest täitsa piisab. Ja noh, lõppkokkuvõttes, kui see kulmineerib ka õhtul öösel kuskil mõnusas pehmes voodis või paisus, siis on see ju super, mida siis veel? Mida see hing ihkab. Minnes esimest korda kursusele, noh, kus tead, et sa ei oma mingisugust teadmist, mis seal nagu hakkab toimuma. Et selles mõttes küll, jah, väike hirm oli, aga muul viisil ma tundsin ennast nagu väga hästi peale seda, kui Kaja siis oli nõus koos minema sinna. Et ma ei tea, minul mehena otseselt ei olnud, see põnevus oli, noh, ütleme valdav, et nüüd ma lähen ja kogen tõesti seda tantrat. Minu soovitus on ka see, et tõesti, kui te pelgate, et siis minge vaadelge, teid keegi kuskilt ära ei aja, kõik on nii sõbralikud, leplikud inimesed, pigem noh, võite anda märku, et näed, me oleme uued ja võite meid siis nagu kuidagi suunata või juhendada ja kindlasti seda ka seal tehakse. Ja siis sellest samm-sammult nagu te saate seda julgust juurde ja see siis aitab sulandada sinna sisse ja ma arvan, et need esimesed kogemused pakuvadki teile nagu seda julgust, et te saate nagu järjest edasi oma mõtete ja soovidega minna. Ja mina soovitan ka nendele paaridele, kes siis esimest korda nagu tantra kas festivalile tuleb või üldse tantraga kokku puutuvad, et seda anda endale seda aega, et sisse elada ja niimoodi kuidagi turvaliselt seda teha. Nii nagu ma eelnevatki ütlesin, et need kokkulepped, mis on üliolulised teha, et minu
jaoks, ma vähemalt arvan, on niimoodi, et kui ma nüüd läheks täitsa niimoodi, lähme tantrafestivalile ja ma ei ole eelnevalt nagu rääkinud, et mis võib olla minu jaoks ja siis seal koha peal tekivad mingid sellised teemad, et siis need võivad olla võib-olla esmatulijale väga keerulised. Et ikkagi see baas, kui paar tuleb, et kui sa lähed nagu sellise riiu pealt, näiteks, et sul ei ole ikkagi see suhe praegu nii hea ja sa mõtled, ma lähen tantrasse seda parandama, siis mina seda ei soovitaks. Ma ütlen päriselt, et kui et see nüüd, et teid pigem ikkagi ta tooks nagu, pigem ta siis juba võib tekitada mingeid muid teemasid, aga kui sa lähed, siis sa just seesama, et istud maha, otsustad, me tahame koos seda teed käia, me tahame sealt nagu leida midagi, mis meie elu rikastab, et selle pärast minna, aga mitte selle pärast minna nüüd, et keegi hakkab ütlema, et mina tahan ja teine ütleb, et no hea küll, ma sinu pärast tulen. See ei toimi. Et lähme suhet remontima. Ei. Mina vähemalt arvan, et see ei toimi. Kuidas sina arvad? Jah, see võib võimendada veel seda ja üksteisest võib-olla natukene siis, jah, seal leitaksegi võib-olla neid momente, kus süüdistusmomente, et näed, ma ju ütlesin, et näed, sa oledki teise paarilisega seal ja näed, see sulle meeldis kindlasti rohkem, ja hakkab tulema, jah, genereerima. Aga jah, kui otsustada, et me lähme sinna koos ja me tuleme sealt tagasi koos ja kõik, mis juhtub, me räägime läbi seal samal ajal või natukene hiljem ja see tahe lihtsalt koos edasi minna peab olema kindlasti olemas ennem, kui sinna minna ja siis pärast seda on kõik võimalik. Minu meelest mees, kes nagu läheb oma naisega kuskile sellistesse kohtadesse ja ta teeb mingisuguse praktika läbi, kus ta siis ei ole oma paarilisega. Ja nii, kui see mängutuba või see praktika saab läbi ja ta tuleb oma naise või läheb oma mehe juurde, no mis iganes, kuidas see vastupidi on, siis see on kõige olulisem. Mitte see, et ma näengi, et ma jään kuskile ja tema tuleb käest kinni kellegiga jalutab tipa-tapa mööda, must ma olen nagu tegelikult või? Et nagu mängud said läbi ju. Et vaata, siis ma tunnen ennast, see on väljapool mängu. Et turvalisus tekib sinna. Ja Veljo on seda alati teinud. Ja see on minu jaoks nagu väga oluline. Et ta tahab kogeda. Ja mehena ma mõistan seda. Ja, issand, kui ma ise vaatan ilusat naist suu lahti, mõtlen, issand, kui ilusad rinnatel on appi, kui ilus kehad. Sellise meeldiva olemisega. Ja siis ma mõtlen, oi jumal, kuidas mu Veljo veel seda vaatab. Või mehed üldse. No kas see on ju loogiline? Miks ma peaksin panema silmad kinni ja siis ütlema, et ei, minu mees ei vaata naisi, teisi. No kus ma võtan selle? Loogiline. Pigem ongi see, et ma pigem naudingi seda, et ma saan aru, et mul on ikkagi terve mees. et lõppkokkuvõttes on see ju igatepidi positiivne, nii mulle kui siis partnerile. Et tema ju näeb samamoodi, et ega ma ka ju vaatan teist meest, et kuidas saab nii selline olla, siis nii mehine mees, täitsa tore vaadata. See ei tähenda, et ma lähen ta juurde ja ütlen, kuule, anna mulle oma telefoni number. Ma hakkan taga kirjutama, see ei tähenda seda. Ma ei hakka teda kuidagi provotseerima. Ma ei tee enda elu keeruliseks. Minu elu on siin. Aga see mäng selle ümber, väga äge. Mina arvan, et tantrafestivalile tasub minna sellepärast, et sa näed maailma laiemat. Et sa näed kogu seda elu teisest nurgalt. Isegi siis, kui sa oled siin käinud neid erinevaid festivale ja kõik see, siis ta annab sulle nagu elule ikkagi teise vaate. Sa ei pea seal käima jääma, aga käi üks kord ära, mine vaata, et siis sul tekib see, et kui sa istud kuskil seltskonnas ja tuleb vestlus tantrafestivalist või üldse tantrast, siis sa oskad kaasa rääkida. Ja siis sul tekib endal see arusaam, et kas see sobib mulle või tõesti see ei sobi mulle. Et see nagu ja meile see sobis, mulle see sobis.
ja tõesti. Veel kord ütlen, ma soovitan igale täiskasvanud inimesele käia läbi tantra kas üks kursus või siis tantrafestivalile minna. On ta paariga või paariliseta, aga lihtsalt selle kogemise mõttes, et sa näed elu teistmoodi. Seal on jah nii mõnus positiivne õhustik ja õhkkond, et need inimesed on rõõmsad, heatahtlikud, sa võid alati kellegi poole pöörduda, noh, ma tahan suga sõbraks tuttavaks saada, et see on niisugune, kui sa juba 3.-4. päeva oled, siis sa tunnedki ennast seal nagu ühe osana, et ei teki seda, et noh, kui ma alguses ütlesin, et ole vaatleja, siis ma olen nagu veendunud, et 3. päevaks oled juba selles mängus sees ja üks osa sellest, et noh, ega tantra ongi üks mõnus mäng ja mänguline just läbi nende praktikate, mis seal tehakse ja no, miks tasub kindlasti minna, sest see erinevate praktikate ampluaa ja see pakutav on niivõrd lai seinast seina, et sa täpselt validki endale selle sobiva, mis sulle antud hetkel nagu soov kogeda on. Sa saad selle maitseproovi, sa saad proovida, kas see on sinu jaoks. Sa võid ju poole praktika pealt ära ka tulla, kui see üldse ei sobi. Aga sa leiad selle festivali jooksul kindlasti mõne sellise kursuse, töötoa, praktika, mis on sinu jaoks, mida sa võib-olla tahad edaspidi nagu süvendatult minna ja kogeda. Et seal on tõesti hästi palju erinevaid selliseid, noh, tuuakse nagu ühte kohta kokku, et sul on lihtsalt võimalus valida, kas lähen sinna teise või 3. kohta ja see tuuakse sulle nagu nii-öelda sinna sinu ette koge. Ja mina ütleks, et seal on väga head professionaalsed ju kõik juhendajad, koolitajad, kes käivad, et tegelikult kui nüüd mõni hakkabki mõtlema, et oi, et 4 päeva ja hind ja kõik nii edasi, siis ma ütlen, et see on nagu niivõrd tasakaalus, söögid sees, kõik, et see on nagu super, et ka selle poole pealt. Ja mis veel, muidugi mul praegu meenus, mis on veel hea eneseareng, on sellel festivalil ongi see nagu piiride seadmine. Ja piirid, mida me elus ei oska tegelikult panna. Ükskõik, kas see on siis oma partneriga või lastega või töökaaslastega, aga seal see piiride õppimine, see ei ütlemine, kuidas me kardame eid saada, me kardame eid öelda, aga seal, seal see tuleb kohe, sa saad aru, et ahaa, nii, ma lähen kellegiga rääkima, ta vaatab sind, et ei, täitsa lõpp, mis mul nüüd, no mis ma nüüd teen? Aga saad aru, et no ei on ei, lähen järgmise juurde, teine ütleb äkki jaa on ja lihtne. Ja siis saad jälle aru, et issa, kui lihtne see elu on. Jah, seda saab ju tuua päris ellu, täpselt, või see, et mida ma soovin, täpselt samamoodi. Need töötoad, kus sa saadki öelda. Julgus küsida, kui küsi, ei saagi. Ja nii nad ongi. Ja seal seda harjutatakse nagu algusest peale, kuni lõpuni välja. Tantra esimene ABC ongi ju see, et sa teed täpselt seda, mida sa soovid ja kui sinu piir on ületatud, siis sa ütled lihtsalt ei ja... Sa ei lasegi seda piiri ületada, sul on juba enne seda, kui keegi tuleb. Et see on nagu väga hea ja tõesti sa õpid ennast tundma, sest aeg-ajalt ka seal tantrafestivalil mina tundsin aeg-ajalt, kus ma ikkagi ei osanud seda piiri panna. Ja ma mõtlesin, et ei, ma oleks pidanud selle ikkagi kuidagi teistmoodi oleks see pidanud olema. Me oleme ise seda tundnud, kuna nüüd tõesti pikemalt käinud seda teed, et ega neid kohti ei ole palju. Ja just selliseid kohti, kus sa lähed, kus sa saad ka sauna minna, kus sa saad, 5 inimest tahab saunas võib-olla hoopis olla ja siin 6 tükki tahavad siin harjutusi teha või tantsida. Palun väga, see võimalus on kõik olemas. Et selliseid kohti tegelikult ei ole.
et ongi, kas sa lähedki 3 tunniks, teed mingi praktikad, asjad ära, aga meil ikkagi ta kipub olema sellised pikemad 5-6 tunnised, et võtta ikkagi aega, et kui tulla ja selle aja jooksul sa võtad täiesti nagu lõõgastud ja lõdvestud siia samma olemisse, miks on nüüd see saun meie jaoks ka üks väga oluline asi. Et seal sa juba nii nimetatud paljastad ennast tegelikult, mis on ka, mis muidugi ei tähenda, kui kellelgi ei sobi, ta võib alati tulla ka riietes sauna või niimoodi. Aga üldjuhul ikkagi see nagu ühendab kohe. Et kui seal saunas saab käidud ja mulle, ma mõtlesin, ma tahan tegelikult ühe selle asja veel siin ära, et te saate selle välja lõigata, aga lihtsalt teile ka teadmiseks, et mulle väga meeldis, kui tohin jagada seda saunas käimist teil ja sa rääkisid mulle, et kui sa lähed sauna, et enam ei, kui sa siia tantra teele nagu lähed mehena, kas tohib jagada? Okay. Et siis, kui sul on nagu sul on mingi unistus kogu naistest, mõtled, vaatad võib-olla seda pornot ka korra ja mõtled, oi kurat, nii kui ma seda paljast näis, siis kohe ja kohe minek on ju. Aga nii kui sa sinna lähed, siis sa vaatad seda teistmoodi. Sul ei teki sellist iha. Sul vastupidi, sul nagu tekib see kirg võib-olla, tõesti, kui sul on oma partner, et sa pärast nagu selle kire viid kuskile sinna, aga teistmoodi sa vaatad neid kehasid. Sa vaatadki, et oi, et mõtle, kui huvitav, temal on hoopis niimoodi ja vaata, tal on hoopis naa ja sa näed nagu seda loomulikkust ja sa hakkad hindama seda naturaalsust, sa hakkad vaatama, et kõik naised on erinevad, kõik mehed on erinevad, ja nii ongi. Aga see ei tähenda, täpselt nagu ma ütlen, et see ei tähenda siis seda, et ma pean kõiki neid järgi proovima hakkama. Kui sa lähed tantrafestivali, siis sa istud oma mehe või naisega maha ja vaatad sügavalt silma. Ja otsustad. Mitte, et hea küll lähme. Nii kui sa ütled, hea küll lähme, siis ongi see. Ja rõõban ja meassa. Mina otsustan, ma olen tantrafestivalile, ma tahan sealt kogemust saada. Lihtne. Kui me nüüd kütkepuudutusest räägime, siis kütkepuudutus tuli küll nüüd väga Veljo initsiatiivil. Et tegelikult mulle see väga meeldis, kui ta selle välja käis algus, siis mul tekkis üles, tuli oma hirm jällegi. Ma mõtlesin, et mis asja, ma hakkan nüüd oma koju tooma. Et okei, me lähme välja kuskil käima, aga nüüd ta tuleb ju praktiliselt meile siia kütkeruumi. Aga siis jällegi, kui me seda oleme nüüd arutlenud oma vahel, siis me saame sellest, me oleme ühel nõul sellega tegelikult. Aga... kui nüüd võtta kütkepuudutus kui nimi, millest see tuleb, esiteks me istume praegu kütkekülas, kütkeruumis ja sealt kuidagi iseenesest mul kerkis see nimi nagu mõttesse. Ma natukene loksutasin seda peas ja ta iseloomustab niivõrd hästi seda olemist ja tegemist siin, mis me soovisime nagu looma hakata. Kütkepuudutus oligi siis inspireeritud sellest, et me kutsuksime või looksime ühe keskkonna, ühe kogukonna inimestest, kes siis sarnaselt mõtlevad või soovivad kogeda, kellel on juba see kogemus ja soovivad lihtsalt mõnusalt nagu aega koos veeta. Et kuna meil siin võimalused on, et üks osa sellest on ka nii-öelda saunamõnude nautimine, kümblustunnis olemine, et see nii-öelda rahustab kõigepealt keha, hinge ja siis nagu meie algne mõte oligi see, et me kutsume siis sellest kogukonnast ühe inimese, kes siis sooviks oma nii-öelda töötuba läbi viia. Et see ongi seotud siis selle inimese nii-öelda mõttega või kogemusega, et mida ta teistele siis tahab edasi anda. Ja nüüd ongi olnud selliselt, et esimene, teine, kolmas, et kõik on vedanud siis erinevad inimesed, absoluutselt
oma käe järgi, oma käekirja järgi ja meie annamegi siis nagu selle vabad käed, et tema ise loob seda ruumi, hoiab seda ruumi, kui vaja, siis oleme meie ka üks osa sellest ruumi nagu hoidmisest, aga tema on see, kes siis kogu seda õhtut nagu suunab ja paneb paika siis enda nii-öelda kogemuste järgi selle ruumi. Ja selle mõtte siis saimegi sellest, et midagi põnevat siin ise teha, põnevaid inimesi siia kutsuda, uusi tutvusi luua ja sellist nagu oma elu nagu elusaks luua.